Nii, kallis kalanduse ja rakendusökoloogia huviline. Minu nimi on Kalle Õlli. Ma olen siin nimekirjas teine ja räägin täna teile kalanduse ja rakendusökoloogia magistriõppekavast. Ja bakalaureuseõppekava juhatab meil professor Ingmar Ott. See kestab 3 aastat ja natukene suurem mahuliselt. Mina juhatan magistriõppekava, see on 2 aastat, 120 EAP-d. Ja see, millest võib-olla tahaks siis täna rääkida, kuidas see õppetöö siin välja näeb. Kindlasti võiks teil olla küsimus, kas see õppekava sobib mulle. Igati loomulik küsimus. Võiks olla küsimus, kas ma saan hakkama, äkki on liiga raske. Siis võiks huvitada selline küsimus, et mis minust pärast saab. Kas professor, teadlane või ettevõtja. Ja võib-olla see kõige põnevam, millele ma küll annan väga kiusliku vastuse, kui palju ma hakkan palka saama tulevikus. Need on sellised standardküsimused, mida tavaliselt õppekava otsija välja mõtleb ja igati õigustatud. Tunnistan ausalt, pole olemas lolle küsimusi, saavad olla ainult lollid vastused. Niisiis on põllumajanduse valdkonna õppekava ja sessiooni vormis, mis tähendab, et ta on disainitud inimesele, tudengile, kes käib tööl, ei saa käia iga päev 8 tundi ülikooli majas, vaid umbes kord kuus või iga 3 nädala tagant ja suhteliselt intensiivselt. Ja siis on jälle pikem paus. Aga nüüd asja juurde. Nüüd ei taha mu slaidid väga hästi liikuda, rohkem kui ikkagi telefoni peal. Meil on siis laias laastus 3 suunda. On kalandus ja vesiviljelus, erakordselt praktiline, rakenduslik. Ja siis on meil 2 sellist natukene teoreetilisemalt suunda, millest üks keskendub veekogudele ja teine maismaale. Veekogude ökoloogia ja maismaa ökoloogia. Ma ise olen taustalt bioloog, veekogude ökoloogia esindaja ja pigem okeanograafia, bioloogiline okeanograafia, merebioloog. Kuigi see, mis teile siin Maaülikoolis õpetatakse, on suures osas magevee ökoloogia, loomulikult rõhuasetusega Eestile. Aga sellised 3 suunda on teil valida. Õppekava struktuur magistriõppekavas. Me loeme seda struktuuri selliste punktikestena, 120 õpingupunkti tuleb kokku saada ja laias laastus jaguneb ta erialamooduliks, mille punktisumma on siin küllalt suur ja mis omakorda on jagunenud väiksemateks alammooduliteks, mis siis juba kajastavad teie sisuvalikuid, et kas te tahate siis maismaa poolt rohkem võtta, vee poolt rohkem võtta või koguni siis kalandus- ja vesiviljeluse poolt. Nii et teil on nagu päris suur vabadus oma suundade ise disainimisel. Siis on eriala valikained, mis on väiksem hulk mahuliselt, aga siia nüüd pandud see, et kui te näiteks valite omale vee suunas, te saate ka mingilt muult alalt, maismaa suunalt võtta eriala valikaineid. Seal on suurem moodul, kus tuleb nüppida üksikuid aineid. Siin ülemises osas on nii, et te võtate terve alammooduli ja üks alammoodul on terve tosina jagu punkte. See koosneb tavaliselt 2-3 õppeainest, aga te saate nad komplektis. Allpool siin te saate võtta nagu a la carte eraldi õppeaineid. Lisaks sellele on vabaained, mis on siis põhimõtteliselt mida iganes Maaülikoolis õpetatakse, koertekasvatusest kuni mingisuguse inseneeriani. Ja võib-olla kõige olulisem ja kõige maitsvam osa on see lõputöö, mis on küllalt suure punkti mahuga ja kus te siis nüüd nagu kõige rohkem saate väljendada iseenda huvi ja oskusi. See lõputöö alguses, kui 2 aastat algab, tundub selline maakera kumeruse taga olev asi, aga mõistlik on selle peale mõelda nagu peaaegu kohe. Esiteks oleks vaja leida mingisugune sobilik juhendaja ja juhendajal peab ka olema aega teile mingisugune töö välja pakkuda, seda juhendaja, see kõik võtab aega, see on kõik pikk protsess. Sinna sisse kuulub tavaliselt mingisugused välitööd või siis selline
praktiline töö, millest siis lõpuks kujuneb välja mingisugune teos, kus te saate väljendada iseenda kirjalikku eneseväljendust, hiljem ka see siis suuliselt kaitsta. Aga igast asjast nagu omal ajal ja jupi kaupa. Nii, lisaks nendele erialastele oskustele ja erialal ma pean siis silmas näiteks kalandus, näiteks maismaa ökoloogia, näiteks veekogude ökoloogia, elustik ja kõik, mis iganes, pöörab ülikool päris suurt tähelepanu sihukestele asjadele, nagu me nimetame üldoskused. Näiteks rühmatöö, teaduspõhine mõtlemine. See teaduspõhine mõtlemine võib tunduda sellise klišee ja loosunglikkusena, ta on ometi midagi, mida me hindame, üritame teile edasi anda. Kuidas eristada luiskamist mitte luiskamisest või kui teil on mingisugune uus idee, kuidas ma teda esitlen. Teadusliku mõtlemise puhul kõigepealt tuleb otsida võimalikult palju selle idee nõrki kohti. Mitte minna kohe kaagutama. Kui me oleme neid nõrki kohti väga palju otsinud ja ei ole oluliselt leidnud, siis me kõigepealt see kriitika, siis me alles toome ta nagu lauale ja räägime teistele, et kuule, vaata, et siin on mingisugune uus idee. Siis on ettevõtlus. Majandusel läheb nagu ta läheb. Ülikooli seinte vahel toodetakse päris palju innovatsiooni ja eesmärk on see, et võimalikult kiiresti ja võimalikult suur osa sellest innovatsioonist jõuaks ettevõtlusesse ja maksurahasse. Enamik tudengitest ju lõpetab viisil või teisel ettevõtluses, kas siis töövõtjana või mis veel olulisem, võib-olla tööandjana, mis me tahaksime. Biomajanduse, meil viimastel aastatel ringbiomajanduse printsiibid on asjad, mis meie õppekavas on läbi ja lõhki. Mis iganes see siis tähendab, on, et meil on mingisugune taastuv loodusvara, mitte nafta, mitte muldmetallid, vaid taastuv loodusvara, tuleb see siis metsast või põllult ja igas etapis talle lisatakse mingisugust lisandväärtust, tema hind tõuseb, kuni ta siis lõpetab mingisuguses pakendis kusagil poeriiulil. Ja kui siia ette panna veel ringbiomajandus, siis põhimõtteliselt peaks meie majandusmudel olema niisugune, et kui me neid taastuvaid loodusvarasid väärindame, protsessime, siis jääke praktiliselt ei jää. Meil seal toodame kala, siis ka seal pea ja soolikad ja mis iganes lähevad, kas siis kalajahuks või millekski vajalikuks, päris ära nagu ei viska midagi. Päris nii ei saa, aga me minimiseerime neid jääke. Õppekava täiesti kohustuslik osa on ettevõtluspraktika, mille käigus teie õppurid lähete, veedate mingi aeg mingisuguses firmas, vaatate, kuidas seal asi käib päriselt, mitte nagu siin ülikooli seinte vahel elevandiluutornis. Ja teil võiks see huvi olla, et kuidas näiteks teie värske mõttega noore inimesena saaksite selle ettevõtte kasumlikkust suurendada näiteks. Muidugi need inimesed, kes seal ettevõttes töötavad, teavad seda võimalik paremini kui teie, aga nad on seal juba nii kaua praadinud ja mitte just oma loomingulisuse minetanud, aga kõrvalt ja selline värske vaade on alati teretulnud ja ma arvan, et nad ise ka hindavad teie värsket ettepanekut, ükskõik kui hull see siis ka võib-olla ei oleks. Hüva, kui nüüd vaadata natukene neid erialasid, mida meil õpetatakse, siis need ei ole nüüd kuidagi olulisuse järjekorras, aga näiteks elustiku tundmine. Asi, mis meil ühiskonnas kipub natukene ununema, et mingi lind kuskil laulab, aga mis lind, kui vares ei ole, siis ära ei tunne. Või taimed või loomad, samuti mikroskoopiline elustik, vetikad, mis on mu enda seljatagune. Kes meil siin elavad? Kas me suudame neile nimesid anda? Taimi on päris palju, tavalisimaid neid tunneme, aga see elustiku tundmise oskust me üritame igati hoida ja edendada. Teine pool on juba selline süsteemsem lähenemine, ökoloogia, evolutsioon, kuidas need esimese punkti elustik kõik koos hakkama saavad, koos oma keskkonnaga. See moodustab siis sellise evolutsioonilise või ökoloogilise vaatenurga.
ja ka elustiku kaitse. Kaitsealad, kaitsevõrgustikud, miks nad ei ole asi iseeneses, ega me sellega liiale ei lähe. Kõik need debatid on praegu ajakirjanduses elavalt esil. Siis on päris nagu kitsamad erialad, kalandus ja hüdrobioloogia, kalapüük, kalakasvatus, veekogude elustik. Eriala alla kuuluvad ka natukene sellised suuremad teadmised, maateadus, geokeemia, päris füüsikat, matemaatikat, ei saa, seda õpetatakse, aga ainult nii palju, kui vaja on. Need on need valdavad sellised erialased teadmised, mida me üritame edasi anda. Kui hakata valikutest vaatama, eks ole, moodulid, eriala moodulid, mille hulgas te teete oma kujundatama tulevikku, siis näiteks saate võtta suuna nagu kalandus, vähimajandus, vesiviljelus, kalade tervis ja heaolu. See on see praktiline pool, vesiviljeluse pool. Siis kõik see, mis puudutab meie veekogusid, hüdrobioloogia, limnoloogia, ookeanograafia. Kui ookeanograafiat ookeani osa on vähem, siis ta on ikkagi olemas. Ma ei tea, mu enda näitel, mu enda loengukursused. Aga kuidas toimivad meie jõed, järved, mis teeb neile liiga, kas nad on heas seisundis, milline on see elustik, kus saab kala püüda kõige paremini. Need on nüüd selle hüdrobioloogia põhiküsimused. Kõik siia veekogude elustik, millised vesikirbud, bakterid, teod, selgrootud meil siin elavad, mis on nende nõudmised, kes on väljasuremisohus, kaitset vaja, eutrofeerumine, sõna võib-olla, mis hetkel ei ütle midagi, aga ta tähendab siis veekogude toitainete liigset sissevoolu, tänapäeval peaasjalikult põllumajandusest ja milliseid efekte või mõjusid selle siis veekogudel on. Tunnistan kohe ausalt, enamasti negatiivsed. Me üritame teha kõik selleks, et väetis püsiks põllul ega ei jõuaks veekogudesse. Väetis ise pahatihti arvab teisiti, et ta ikkagi voolab allavoolu ja jõuab veekogudesse. Maismaa poole pealt on päris olulised teemad on metsad ja pärandkooslused, niidud, puisniidud, lamminiidud, avatud rannakooslused, kus Eesti paistab silma erakordselt suure elurikkuse poolest. Maismaaelustik, putukate osa on meil väga heal tasemel steened ja ka linnud ja ka taimestik. Siin on meil päris tippteadlasi. Ikkagi, ei taha öelda nagu Vändrast saelaudu, aga ikkagi päris palju. Taimed ja taimestik. Lõputöö. Ta ei pea olema tohutult mahukas. Umbes 30 lehekülge koos lisadega. Alla selle võib raskeks minna, kui tahta väga kompaktselt teha. Pahatihti võivad nad olla ka 50 või 60 lehekülge. Üldiselt on tänapäeval lugu nii, et pikk jutt ei ole väga heaks kiidetav, et selline lühem jutt, kompaktsem jutt, vormistamine, jooniste tegemine, tabelite tegemine, aga kõige olulisem mõtestatud struktuurse teksti, eestikeelse teksti loomine. Keelatud ei ole ka inglisekeelne lõputöö, aga see on erandjuhtum, näiteks kui teil juhendaja satub olema välismaalane. Mõned näited viimaste aastate lõputöödest on mul siin kirjas. Eesti raudkärblased. Ei tea, kes iganes teab, mis asjad on raudkärblased. Raudkärblased on need, mida rahvakeeli nimetatakse põdrakärbsed, eks ole. Palju neid Eestis on, kus nad elavad, kui palju neid on ja nii edasi. Või siis metsise mängu intensiivsus häälitsuste põhjal. Metsis on ikooniline kaitsealune lind. Tema mäng, tema siis pulmamäng on erakordselt oluline. Kui see läheb nässu, siis meil järeltulev põlv ei tule. Ja seda saab mõõta. Või siis ka süsinikubilansid erinevates metsades, mis on päris aktuaalne, sest et süsiniku majandus ja kui palju riik peab maksma süsiniku heite eest
metsadest mullastada süsinikku paraku tuleb, kui palju, mis kohas, see on näiteks olnud ühe lõputöö teema siin. Pilt on selline, et ta on üldiselt niisugune stressi tekitav, aga ta paistab hullem see lõputöö, kui ta reaalselt alati on. Põhiline on mitte karta, julgelt kinni haarata, juhendajaga ohtralt suhelda ja siis ta laabub. Aga ta on niisugune eriline õppetöö vorm ja minu meelest võib-olla kõige põnevam kõigist neist teistest. No nii, siis lõpuks te seal kuskil siis lõputöö kaitsmine, mida nüüd on stressirohke asi, sest te peate ise püsti tõusma, tutvustama 10-15 minutit, mis te lõputöös tegite, vastama küsimustele, keegi teadlane on valitud selle retsensendiks, ta esitab oma arvamuse, mis oli hästi, mis halvasti. Ühesõnaga, te peate suuliselt oma loo maha müüma. Taaskord, see on oskus, kõneoskus, mis on olnud hinnatud absoluutselt igas tsivilisatsioonis. Vanast Roomast tõenäoliselt ammu enne seda ja AI või mitte AI ilmselt jääb see hinnatuks ka tulevikus. Oma mõtete struktuurne esitamine ja mahamüümine teistele. Kuidas õppetöö välja näeb? No väga lihtsustatult on loeng, mis siis tähendab, et lektor seisab kuskil auditooriumi ees ja räägib, näitab mingeid slaide. Eks nad ikka kõik ka üritavad tudengeid, kes seal loengusaalis on, kuidagi moodi kaasata, küsimusi käsitleda, veritada niimoodi arutluse peale, et ei oleks nagu väga passiivne. Kui see asi nüüd läheb väga tudengite keskseks, siis me nimetame seda seminariks. Tudeng ise valmistab mingi asja ette, tõuseb püsti, räägib teistele, räägib ettevalmistatud plaani järgi oma mingisuguse loo. Erakordselt vajalik, just nimelt see, et tõusen püsti, räägin teistele, issand, ei kujuta ette, kui raske see võib alguses tudengile olla. Aga mida rohkem seda harjutada sellises turvalises õpperuumi keskkonnas, seda paremini hakkab see minema. Siis on sellised asjad nagu praktikumid, kus te reaalselt kätega teete midagi, segate kokku, püüate kellegi kinni, määrate ära, prepareerite. Rohkem sellist oskust kui teadmist. Tudengite poolt väga hinnatud. Loeng iseenesest on vahend. Kui te seal ei käi või jätate mõne vahele, väga midagi ei juhtu, sest lõpuks mõõdetakse ainult seda mitte loengutes käimist, vaid eksamite sooritamist. Seminarid ja praktikumid enamasti peavad olema läbitud, et neid ei saa kuidagi väga vahele jätta. Kui jääb vahele, siis on mingi kompensatsioonimehhanism, et need tuleb nagu siis kuidagi mõni järgi teha. Ja kõige suurem osa ilmselt on iseseisev töö, et kõik see, mis veedate siin kuskil klassiruumis, see aeg sellest ajast, see on nagu kontsentraat, sellest ajast ei piisa. Kodus ikkagi tuleb ise nuputada ja vaadata. Siin on üks pilt Võrtsjärve pealt, selle meil limnoloogia jaamas, kus ilmselgelt käiakse praktikumil, siis traalimas, kalaseiret tegemas. Te olete kaasas, näete, vaatate, kuidas see käib. Siin on veel üks praktikum. Kalapraktikum mulle tundub väga populaarne. Püütakse kalad, mõõdetakse, kaalutakse, määratakse, võib-olla tehakse, lahatakse, vaadatakse, mis nad on söönud. Taga noormehed vist seal lappavad nakkevõrku. Teet Krause on siin ees, meie üks armastatumaid õppejõude just nimelt tudengite poole pealt. Erakordselt sõbralik ja läbinisti kala inimene. Siin on veel üks praktikum, see on nüüd hüdrobioloogia alalt, mitte kalanduse, vaid hüdrobioloogia. No ei pea alati olema päikeseprillid ees, aga suvel kuskil järve peal proovivõtt, näidatakse, kuidas see käib, mis meil sealt on oodata, kuidas mõõta vee läbipaistvus, see saab kohe selgeks. Mulle tundub, et siin on vist mingi planktoni võrk, millega saab siis püüda planktonit, hiljem vaadatakse seda mikroskoobis, näiteks nagu see siin. Suured uhked mikroskoobid ja taga seina peal on ka vist mingi pilt, et mis sealt mikroskoobist näha on. No mis on mikroskoobist näha? Mikroobne elustik. Kõik see, mida me palja silmaga ei näe. Ei kujuta ettegi, et neid olemas on. Aga pühamüristus, see on nagu teine maailm. Täielik paralleelmaailm. Me näeme suuri asju. Alla millimeetri me enam väga ei näe. Aga millimeetrist kuni seal tuhandendiku millimeetrini, mis on bakteri suurus, on meil tegelikult terve maailm. Ja selle mikroopse maailma peal suur osa sellest veekogude ja ka mulla elustikust püsti püsibki. Siin nüüd inimesed uurivad, kuidas see
kuidas paistab maailm, veemaailm läbi mikroskoobi. Kas õppekava sobib mulle? Sobib inimestele, kes hoolivad loodusest ja keskkonnast. Võib-olla peaks nad keskmisest rohkem armastama looduses viibida. Nüüd, kõik see ei ole siiski ainult linnulaulu kuulamine ja liblikate püüdmine. Tegemist on ikkagi reaalainega, loodusteadusega, faktipõhisusega, numbrimaagiaga, et ainult selliseks jutustavaks aineks seda kuidagi ma pidada ei saa. See oleks suur pettumus, kui te arvate, et siin käib ainult liblikate püüdmine. Nüüd selline asi, et kas ma saan hakkama, et mis on nagu ülikooli ootused teie suhtes. Ja ma olen iseenda jaoks, teie jaoks pannud siia 1, 2, 3, 4 sellist omadust, mis teil võiks olla. Ja need nüüd võib-olla olulisuse järjekorras. Et kõige olulisem peaks olema see, et te tahate. Ambitsioon. Ma tahan. Kui tahate, siis enamasti ka ikkagi saate. Loovus. Igasugune voolimine, voltimine, hullud ideed, need on erakordselt tähtsad. Neid tuleb arendada ja rakendada. Huumorimeel. Ette läbi põleks on reaalne ja ikka nalja peab saama ja saab ka. Ja lõpuks ka nutikuseks oled, kui te olete ikka ürgtark, siis te lihtsalt saate kõigega kiiremini hakkama. Et see ei tule kahjuks. Kui teil nutikus on 0 ja ambitsioonikus väga kõva, siis on see väga halb variant, aga nii, et see on, kui te olete nüüd arvate, et äkki ei saa hakkama, siis minu teada ülikooli ei jäeta pooleli sellepärast, et pea ei võtaks. Ikka sellepärast, et kas pole ambitsiooni või siis tahe kaob ära. Kes teist saada võib? Õppejõud, ettevõtja, ametnik, õppejõudude koha pealt on meil kerge põud, et kes meid hakkab 20 aasta pärast eesti keeles õpetama. Ma ise soovitaks ettevõtlust kõige rohkem ja ka muidugi ministeeriumi ametnik. Kindel elukutse või kindel valik, aga natukene kohati igavõitu. Ja vist ka nüüd see viimane slaid, et kui palju ma hakkan palka saama, on see, et reaalselt on, et mitte teie ei peaks seda minu käest küsima, vaid mina küsin teie käest, et me anname nagu ülikooli poolt õnge, kala ei anna, paneme kokku teadmised, oskused ja teie ettevõtluse tahte. Ja siis, vist on meie asi küsida, et kuule, et kas nüüd tuli, kuna esimene miljon tuli. Et oluline, mis teid siin edus edasi viib, on võimaluste märkamine ja neist haaramine. Kus iganes näete, midagi annab teha paremini, mida teised ei ole teinud, tehke ära, me anname teile oskused. Aga seda, mida teha, seda te peate ikkagi päris palju ise leiutama. See on aktsioon, mis ei vaja tõestamist, et asjalikest inimestest on igal pool puudus. Aga meil on teate riigis töötuid ka. Kui midagi teha ei taha, siis on ka selline võimalus olema. Nii palju täpselt hakkategi palka saama, kui te ise endale maksta raatsite. Seeneäri, näiteks siin seente kasvatus või mingisugune vesiviljeluse äri, putukakasvatus. Kõik need on need, mis meil on igapäevaselt magistri tasemel teoksid. Minu poolt kõik ja tere tulemast ja võtke ühendust ja tulge astuge kaalandust ja rakendusökoloogiat õppima Eesti Maaülikooli. Head aega!